Tänases 34. saates toome teieni selle kuu uudised. 12. märtsil külastas meie kooli 3. kuni 6. klasse kirjanik Mika Keränen. Lisaks sellele said õpilased teada ka päris palju huvitavaid fakte tema hobide kohta. Näiteks, talle ise endale meeldib väga mängida jalgpalli ja ta ise on olnud ka jalgpallitreener. Tere, minu nimi on Mika ja olen kirjanik. Millal alustasite raamatute kirjutamisega? Minu kõige vanem tütar oli 5-6 ja me lugesime korda mööda tema emaga unejutte talle ja sel ajal mõtlesime välja esimese loo, mis on Supilinna salaseltsi Ramps, varastatud Ants jalgratta, see põhilugu. Mis on teie kõige populaarsemad raamatud? No eks nad ole need vist, mis on kõige õhemad, sest kahjuks on paljudele vanematele tekkinud selline arusaam, et nende väike võsuke võib-olla loeb nii natukene, et oi, see on paks raamat, ja seda ta küll ei jaksa lugeda ja siis võetakse see raamat, mis on mul kõige õhem ja seda kõige rohkem ka ostetakse. Samas mina ei ole nõus sellega, et lastele kirjutada lugusid, kus on rohkem pilte kui teksti, et mis raamat see selline on? Mitu raamatut olete kokku kirjutanud? Äkki 15, ma ei mäleta, umbes. 14. märtsil toimus traditsiooniline üritus nimega Playback 2019. Õhtut juhtisid õpilasesinduse liikmed Egon Kentalen ja Edwin Eiland. Žüriisse kuulusid Ats Tobias Pikk, Georgina Ristoja ja õpetaja Silva Sikk. Nooremast vanuseklassist võitis 3. A ja vanemast 7. B. In the dark, you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Cooking up without me, stuck it out till the end. Now we're trading more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Kui ma tulin huvijuhiks, siis Playback oli traditsiooniline üritus, mida loomulikult jätkasime. Ja siis ma olin Playbacki siis nii-öelda peakorraldaja koos õpilasesindusega sai läbi viidud. Playbackil, ma mäletan, mu esimene Playback oli see laul Jooksen veel, oli selline hästi lihtne tants, mis me siis 5. klassis kuskil hästi ruttu panime kokku. Hullult äge oli esimest korda niimoodi ümber kehastada, et me kõik panime oma kontsakingad jalga ja sellised peoriided selga ja tantsisime nagu elu eest. Nüüd on natuke naljakas seda vaadata, aga see oli nagu hullult lõbus. Sindi gümnaasiumi Playbackiga ma olin seotud. Selles mõttes ma käisin iga aasta esinemas või laulmas. Ja mulle väga meeldis Sindi Playback alati, et see oli väga tore üritus, mida korraldati. Sindi gümnaasiumiga olen praegu seotud nii palju, et minu väike õde käib siin koolis. Ma ise olen siin 9. klassi lõpetanud ning mul on siin koolis väga palju toredaid ja kalleid ja olulisi inimesi ikka veel. 15. märtsil toimus Sindi gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse viktoriin. Meie kooli 9. A-klassi õpilased saavutasid esimese koha. Ennast no ma ei kuuled või? Meie kooli õpilased terve õppeaasta väitel. Väitel.
nii kõik on näitab. Kas kõik veel ikka? Lõpuosas peale. Oota, ma loen korra läbi. 18. oktoobril toimus ERF-le teemalise Viktoriini esimene etapp. See on nii imelik kuulata. On jah? Ammu see enda alt ka, noh. Võtta nii vaja. Noh, oota, mis lähedame? SG Reporteri 30. ja koos juubelisaatega. Mis on nende aastad? Ma ei tea. Aga ma tahan seda vahele. Ma ei viivita, kus ka viibid sa, leian sind öös ja ma jooksin veel, et sind näha veel, lahkumise eel jõuaks veel, kuid sa tantsid